Sven Kaldre taas väga emotsionaalne mäng, väga tasavägine mäng. Millised mõtted siin lõpus läbi jooksid, kui Simon Sutt tagasimängu tegi 11 sekundit enne lõppu ja tundus, et see mäng on teie käest ära minemas? Noh, siis oli ju seis tasa, ja nende rünnak, et suurt mingit sükest eneka mõtteid polnud, et põhiline see, et me saame selle palli uuesti kätte ja saame normaalse viske või vabavisked, et sellega me saime ja see oli täitsa okei. Mis tänases kohtumises siis määravaks sai, et lauavõitluses olite ikkagi ülekaalukalt üle? Noh, seda sai ka toonitatud peale eelmist mängu, et see ju meid ju tegelikult rajalt maha võttis eelmisel mängul ja mängu algusest peale oli näha, kuidas me tahtsime lauas ja me suutsime seal domineerida, aga mingil hetkel 3. või 4. ei mäleta, nad ikka said oma second chance seal ja tagasi põrkavaid palle ja noh, mis teha, panevad kotti ka päris hästi ja Renato ikkagi täna, ma ei tea, palju ta neid pani, et tema üllatas meid kõvasti. Me täna poolaja analüüsis ka toonitasime seda, et kui eelmised mängud on käinud nii, et üks läheb ette ja tasa ja siis teine juhtima, siis täna tegelikult juhtisite ikkagi pidevalt teie, aga Rakvere suutis sealt 8 punkti pealt tavaliselt selle mängu nagu tagasi tasa mängida, et miks ikkagi ei õnnestu nagu sama hooga teil edasi minna? Ma ei oskagi öelda, et kuidagi kas hakkame lohakalt mängima või me ei täida oma mängujoonist enam, et hakkame kuidagi väga 1-1 punnima, ei kuula seda, mis me tegema peame ja see meid tavaliselt nii-öelda sinna mõõna on viinud, aga noh, ma ütlen, et pärast sellist mängu on väga keeruline mingit süvaanalüüsi siin teha, et jah, meelet võitsime ja homme tuleb uuesti panna, et ma ei tea, mis vahenditega me need tükid siin osad on meestel kokku panema, aga noh, tuleb ära teha. Just nimelt ise ju ka täna siin kohtumise esimesel poolajal vigastest hüppeliigest, kui hull olukord esmapilgul tundub? No praegu ma ei oska öelda seepärast, et rohud said sisse võetud ja kerge valu on ja adrenaliin on ka üleval, et ma võin praegu öelda, et täitsa okei, aga noh, eks siis homme näeb ja kui vaja, siis tuleb jälle asjad sisse võtta ja tuleb ära teha, et ikkagi viimane mäng ja 5. mäng ja Raplas ja ma arvan, et noh, selle nimel tasub ikka natuke keelt kammustada, kui valus on. Mis homme võitja otsustab? Kokkuvõttes ma arvan, et nüüd on juba kõik tahtmise taga ja kes suudab natuke rohkem selgemalt pead hoida, et nagu näha siin mängu lõpus, et mitu korda ei näha, et ju kas piim on juba pähe löönud või noh, et tulid sellised rasked ja kehvad otsused. Aga aitäh ja edu homseks! Aitäh!